Tere! Mina olen Raido. Mina olen Mait. Mina olen ettevõttest nimega Ait Nord. Mina olen Mait Koverekist. Ja täna me räägime üsna põhjalikult soojuspumpadest laiemalt. Maasoojuspumppadest, õhkveest, jahutusest, küttest, tarbeveest ja seda läbi praktiku silmade. Siin on paisupaak, mida siis nagu, ikka paljud ei armasta nagu üldse panna. Et meil on masinate sees olemas paisupaagid, et siis ei ole justkui nagu vaja, aga need masina paisupaagid ongi masina enda töö jaoks mõeldud. See on 8–10 võib-olla liitrit kui sedagi. Just, aga kui me paneme akupaagid juurde, meil on suurem süsteem, siis meil on vaja seda ikkagi kuhugile paisutada. Kui meil ikkagi tegelikult süsteemi veemaht koos akupaagiga läheneb seal 400 liitrile, siis selle isegi, kui me võtame selles mõttes 10% mingit paisumist, siis see masinasisene paak kindlasti ei tööta. Ei tööta ja siis meil on kaitseklapid, mida vahest ikka unustatakse paigaldada. See on juba nüüd puhtalt, eks ole, süsteemi ohutus. Ohutus. Absoluutselt. Et boilerite puhul pannaksegi ainult kaitseklapp ja voolikuga otse kanalisatsioonitrappi ja jooksebki nii. Aga nad ei kesta kaua ja nad jäävadki jooksma. Et ikkagi paisupaagid peab panema ja need läbi arvutama, kui suured panna, et ei saa lihtsalt meelevaldselt poest osta ja paika panna. Ehk siis tegelikult, kui me võtame ühe maasoojuspumbad, mitu paisupaaki süsteemis? Kui meil lihtsam süsteem on, siis on meil 3 paisupaaki. Maaküte, ehk siis maakontuuri paisukas, küttesüsteemi oma ja boileri oma. Ehk siis tarbeveele. Tarbeveele. Absoluutselt. Kas on seal mingid vahet ka? Ja ikka on, et tänapäeval värvide järgi alati ei saagi, et võivad kõik punased olla, aga tavaliselt on reeglina sinised ja valged on tarbeveele ja maaküttele. Ehk siis tegelikult kahte eri süsteemi paake, eks ole, on membraanpaagid ja teised on, ütleme siis nii-öelda selle kummikotiga paagid. Just, ja hüdrofaride. Jah, ehk siis kummikotiga paak on nii maakontuurile kui tarbeveele ja membraaniga paak on siis küttele. Jah. Ja muidugi, mis tuleks ka veel tegelikult, mis minu kogemus ütleb, et täna ka väga paljud paigaldajad ei häälesta paake. Ja, et võetakse karbist välja ja pannakse paika, et kindlaks tegemata, mis on trassisurved, palju on paisupaagis suured ja siis need asjad samamoodi töötavad, on paigas, aga jällegi kasu nagu asjast ei ole. Jah, kui see on valesti häälestatud, eks siis tegelikult on ta selle küll süsteemi osis, aga ta ei pruugi töötada. Just. Et me oleme jällegi tegelikult jõudnud sinnamaani, et teadmatusest tehakse vigu. Ja samas on see, et paljud inimesed isegi ei tea, et nende süsteemi peaks hooldama, et pannakse need paagid asjad paika, et see käekiri ja kõik võib nagu väga hea olla, aga kui neid paake ja ventiile ja rõhkusid kuskile kontrollita, siis see hea paigaldus jällegi nullitakse nagu ära, et kui süsteemi paisupaagid saavad nüüd õhust vabaks, siis hakkavad kaitseklapid tööle ja ikka on aga ai pahasti. Just, et tahtsime, kuidas oleks parem, aga välja tuli nagu alati. Täpselt. Kas paisupaakidel on suurus ka oluline? Ja, on ikka suurus oluline. Seda tuleb samamoodi arvutada, et ongi, kui palju meil on trassisurved, palju meil kaitseklapi suurused ja sellest siis nagu tuleb välja suurem meil paisupaak, et alati see 10% reegel nagu üldse ei pea paika. Ehk siis tegelikult, eks ole, staatiline kõrgus, just. Eks ole, veerõhk, kaitseklapi rõhk, avanemisrõhk, jah. Ja süsteemi rõhk, süsteemi temperatuur, eks osised on suhteliselt palju jällegi, et olla kindel, arvutame. Just. Kui sul hea vaataja jäi midagi aru saamata, küsimata. Kui jutt kõnetas. Ja kui midagi on veel küsida, veel uurida, siis ole hea. Helista Maidule või kirjuta.